Tere õhtust ja tere tulemast meie tänasele veebiseminarile. Mina olen Signe Ventsel ja meie tänane veebiseminar on inspireeritud raamatust Julgus luua muutust, mille autoriteks siis mina ja Kristi Jõeorg oleme. Näitan siin raamatut ka korraks kohe. Ja meie raamatu eesmärk oli kokku koguda, me kogusime kokku üle 30 Eesti ägeda naise loo julgetest muutustest, komistustest, uuesti alustamisest ja julgetest võitudest, et nende lugudega inspireerida eelkõige Eesti naisi ja ka Eesti mehi julgelt muutustele vastu astuma ja just selle põhimõttega, et kinni püüda kõik need suured unistused ja olla igapäevaselt ka parem inimene ja anda oma panus ühiskonda. Ja meie eesmärk on siis ühelt poolt nüüd iga Eesti naisega, kes on selles raamatus oma loo andnud, teha ka üks äge veebiseminar, et rääkida selle loo tausta, neid telgitaguseid, mida raamatusse kirja pole pandud, aga raamatu lugu me otseselt ei räägi. Ja meie tänaseks esimeseks, ütleme õigemini teiseks kogemuse jagajaks on Triin Kask. Ma usun, et paljud teist on Triinu lugu juba näinud saates Hommik Anuga, mis on tekitanud päris palju positiivset tagasisidet, lükkanud käima nii mõnedki lumepallid just positiivsete muutuste koha pealt. Nii et see on see eesmärk ühelt poolt täna neid ägedaid mõtteid, tegemisi jagada. Ja tere tulemast, Triin on mul teisel pool ekraani Tartumaal, mina siin Tallinnas Kakumäe kandis ja mina tunnen Triinu päris pikalt. Me oleme koos vedanud Eesti ettevõtlike naiste projekti Naised ettevõtluses ja kokku põrkanud mitmete erinevate teemade koha pealt ja ma tõesti saan öelda, et Triin on üks tõeliselt ägeda power'iga naisterahvas, alati positiivne ja mina ütleks selle kohta, et väga-väga hea eeskuju mulle endale just selle koha pealt, et kuidas asju julgemalt teistmoodi teha. Ja minu väike palve teile kõigile, kes te täna siin kuulate, olge julgelt oma kaamerad sisse panema, siis nii mina kui ka Triin näeme teid, on hea emotsioone ja kehakeelt tajuda ja palve ka teile kõigile, et olge hästi julged küsimusi kirjutama chati, kommentaaridesse, kui tõesti pärast ka me küsimusi küsime, siis küsida julgelt avatult mikrofoniga. Ja ma loosin kõikide küsimuste kommenteerijate, mõtteavaldajate vahel välja ka ühe raamatu, nii et üks õnnelik lahkub tänaselt veebiseminarilt ühe ägeda raamatuga. Nii sest et ei ole olemas siin maailmas ühte ainsat tõde, vaid tegelikult teil kõigil on omad kogemused ja kellegi kogemus võib olla tänasele veebiseminari kuulajale väga heaks inspiratsiooniallikaks. Nii et mina pikalt kinni ei hoia siin seda eetriaega, vaid tegelikult annan sõna ägedale, tegusale, inspireerivale Triinule. Ja Triin, ole pai, tutvusta ennast natuke lühidalt siis juba ise ka. Nii, palun Triin. Tere õhtust, head inimesed. Mina Triin ja tutvustuseks mul alati meeldib öelda, et ma olen Saaremaalt pärit. Ma juba vaatan, et mu armas klassiõde Maret on juba naeratama siit vastu, nii tore. Kes veel on Saaremaalt, siis tervist, kena. Siin me siis oleme. Et ühesõnaga, ma arvan, et võib-olla kui rääkida nagu sellisest liikumisest, siis ma tegelikult Tartusse sattusin ikkagi siis, kui ma ülikooli läksin majandust õppima, sest et mul oli ju vaja oma pank teha. Ja siis ma läksin majandust õppima ja ma tegelikult jõudsin sellega doktoriõpinguteni välja, et ma tegelikult teen ka käesoleval ajal, püüan lõpetada doktoritööd, aga seda ma olen teinud 12 aastat juba, sellepärast, et mul vahepeal on sündinud 3 last ja siis ei ole olnud mahti doktoritööga tegeleda. Et seal on olnud nagu elus siuke valikute koht, et kas keskenduda nagu akadeemilisele karjäärile, teha ettevõtteid, kasvatada lapsi või äkki saab neid kuidagi nagu kõike 3 kombineerida. Et siis ma tunnengi, et mu elu on olnud nagu võib-olla selline natuke nagu tsirkuse artistile, et on õpin kogu aeg rohkemate pallidega žonglöörima, et alguses oli 1 pall ja siis 2 ja siis 3 ja ütleme niimoodi, et ma sain võib-olla
päris hea õppetunni, et kui palju palle ma suudan žongleerida lõppkokkuvõttes, et ega lõpmatuseni ka ei saa, on ju. Et kuskil tuleb see piir ette, aga tegelikult nagu mingite pallide žonglöörimises sain, ma arvan, päris heaks. Ja siis see tänane seminar võikski võib-olla olla selline, minu ettekujutuses, et ma võib-olla alustan natukene just selle ettevõtluse koha pealt, et kuna Signe on just palunud, et ma räägiks nagu just sellest ettevõtjast olekust ja kuidas nagu need otsused on selle ettevõtluses sündinud, et siis aga loomulikult igasugused küsimused on teretulnud, et need ei pea olema ainult ettevõtlusega seotud, võib-olla nad on inspireeritud sellest, et te olete seda raamatut lugenud või mingeid saateid näinud või mõnda podcasti kuulanud, aga igal juhul julgelt esitage küsimusi, et siis meil, ma arvan, tekib nagu hästi põnev arutelu. Ja võib-olla ma küsin hoopis teie käest vahepeal mõne küsimuse ja annan kellelegi selle mikrofoni hoopis tükkis, mitte ei hoia seda ainult enda käes. Aga siis ma võib-olla räägiks alustuseks ära üldse, et need, kes võib-olla siis on kuulnud siit-sealt seda minu viimast nagu lugu, siis te ilmselt olete nagu saanud selle lõppvaatuse kätte, et ma tulin nagu justkui ettevõtlusest välja, et ma lahkusin oma ettevõtte siis tegevjuhtimisest. Ma olen seal küll asutaja tiitlit veel kannan ja mul on ka osalused selles ettevõttes alles, aga ma ei ole tegevjuhina täna nagu üheski ettevõtet vedamas ja mul ei ole ka praegu käsil ühtegi uue ettevõtte käivitamist. Et selles mõttes ma olen justkui olnud viimased 10 aastat ettevõtja, aga nüüd hetkel ma ei ole. Aga kuidas nagu siis üleüldse see ettevõtjaks saamine nagu sündis? Sest ega kui ma omal ajal majandust läksin õppima Tartu Ülikoolis, siis ma tegelikult sellist sõna, kas ma üldse olin nagu kuulnud nagu ettevõtja. Ma isegi ei mäleta. Sest et ma olin küll kuulnud, meil koolis õpetati majandust ja me pidime seal bilanssi ja aktivat panema kokku ja ma ei saanud mitte midagi aru, aga kuna see oli nagu justkui majandusõpetus, siis okei, et ma pean seda oskama, kui ma pean ikkagi oma panga tegema, siis ma pean nagu majandusõpetust valdama. Ja tegelikult ka kogu see 4 aastat ma õppisin siis majandusteaduskonnas 2000 kuni 2004 siis bakalaureuse õppes, et tegelikult kõik see esimesed 4 aastat sõna ettevõtlus praktiliselt ei olnudki. Oli küll ettevõtlusmajandus, aga ettevõtlusest ei räägitud mitte midagi. Räägiti juhtimisest, räägiti meeskonna motiveerimisest, turundusest näiteks, räägiti ärimudelite protsesside juhtimisest, räägiti mikroökonoomikast, makroökonoomikast, aga seda, et tegelikult majandust ju riikides või üleüldse ühiskondades ju viivad ellu ettevõtjad ja ettevõtted, et siis nagu seda ei olnud üldse keskpunktis. Nii et ma ei osanud nagu isegi sellel hetkel öelda, et ma tahaks nagu ettevõtjaks saada. Ja siis ma mäletan, kuidas üks minu kursakaaslane käis sellisel kursusel, vaba aine oli see, et FIEks registreerumine. Et ma ei tea, kui paljud siin on FIEks ennast kunagi registreerunud, siis tema käis nagu, siin juba mõned käed kerkivad, et tema käis siis õppimas, üks õppejõud andis siis sihukest ainest, kuidas ennast FIEks registreerida ja kuidas siis seda kassapõhist majandusaruannet täita ja kuidas siis nagu kõik see maksude tasumine käib. Ja siis, kui ta selle kursuse läbi tegi, siis me hakkasime nagu mõtlema, et okei, aga mis seal FIEga siis nüüd nagu peale hakata, et sul on nüüd FIE tehtud, et mis me teeme sellega siis nüüd. Ja siis olin mina, siis mul see üks kursaõde ja teine kursaõde veel. Hakkasime, nagu ma mäletan, see oli mingisugune 3. või 4. kursus, 3. kursus vist, et võiks ikka nagu mingi äri, vot seda sõna me teadsime, et paneks ikka mingi äri püsti. No mis see äri siis olla võiks? No ma ei tea, hakkame teeme kohviku või? Ei, kes see käiks meie kohvikus, me ei oska midagi küpsetadagi, et ei, kohvik ei ole. No aga teeme mingi raamatupidamise, üks mul see kamraad ütles, et need raamatupidajad, need alati nihverdavad vasakule igast suuri summasid, äkki õnnestub nagu endal ka mingi sihuke äri püsti panna ja siis seal nagu muudkui raha nihverdada kõrvale ja saamegi rikkaks ja kõik on jumala hea. Et nagu eesmärk oli kogu aeg ikkagi, et kuidas rikkaks saada. Et keegi ei tahtnud nagu vireleda enam seal Narva maantee ühikas kuskil saepuru seinte vahel, kus sul teisel pool on siis nagu mingid lärmavad esimese kursuse üliõpilased, kes ei lase sul magada ja seal on ikka, seal ühika elus, kes on nagu seda näinud, siis see ei ole nagu väga tore elu või sel ajal vähemalt ei olnud. Seinad lasid läbi, all oli mingi ööklubi, mis mütsutas sul seal
sinu tuppa välja, ma ei tea, esmaspäevast pühapäevani, et noh, selles mõttes see oli nagu sihuke raju värk. Aga ja noh, see makaronide söömine nagu ka ikkagi lõpuks väsitas ära, et siis kui sul on nagu noh, hästi kaua kogunenud nagu sellist nagu piiripealset elamist, et sa pead kogu aeg nagu iga senti lugema ja siis mõtled, et kas sa lähed nüüd nädalavahetusel vanaema juurde, et äkki nagu saab kuidagi mingi kasumlikult sealt tagasi tulla, et noh, et kuidas see, et ma ju investeerin nagu bussipiletisse ja siis pärast peaks ikka piisavalt palju sööki nagu vanaema juurest kaasa saama, et siis võib-olla äkki ta annab veel nagu taskuraha, et noh, siis nagu sellest me tahtsime nagu jubedalt välja saada, et me ei sõltuks enam oma vanaemadest ja nende kartulitest ja moosipurkidest, et peaks ikka oma äri tegema. Aga siis lõpetasime baka ära ja kuidagi nagu noh, meie teed läksid nagu eraldi, aga minule jäi nagu kuidagi sisse see, et ikka mingi äri on vaja teha, mingi äri on vaja teha. No aga kuna ma ju lõpetasin ka rahanduse eriala ära, siis ma pidin ju, noh, kõik läksid kuhugi, hakkasid tööle minema. Noh, ma hakkasin ka siis pankadesse kandideerima, et küll ma kandideerisin, ma ei tea, Swedbanka või Sampo panka või Danske panka siis ei olnud sellel ajal veel Eestis, nii et sinna ma ei saanud kandideerida. Aga põhimõtteliselt nende pankadega oli nagu sihuke huvitav lugu, et ma jõudsin nagu alati 2 viimase hulka ja siis võeti alati see teine, sest et tal oli töökogemus ja noh, niimoodi oli mul kandideerimised tegelikult nagu hästi palju, et issand, sa oled nagu nii hea, nii lahe, issand nagu noh, aga noh, sul ei ole kogemust. Nii et noh, sorry, aga me hoiame sind enda portfellis ja kindlasti võtame sinuga ühendust, kui sulle just sobiv töö või see ametikoht tuleb, et siis kindlasti noh, loomulikult mitte ühtegi kõne mulle pärast seda ei tulnud. Ja kui juba nagu lõpuks noh, neid hakkas niimoodi nagu tulema, siis ega siis ülikool kuidagi tabas vist ära, et mul on nagu mingit annet nagu akadeemilise elu peale, siis noh, ma mäletan, et professor Maja Vadini ma ütles, kuule Triin, aga tule tee seda magistrantuuri ja no läksingi siis magistrantuuri ja samal ajal mul sündis tegelikult ka esimene laps, nii et ma lõpetasin tegelikult baka viimase kursuse nii, et mul oli 1-aastane või mis 1-aastane, 1-kuune põngerjas noh, samal ajal süles või siis ma ei tea, söötsin teda ja siis tegi vahepeal paar eksamit ja noh, nii ta käis. No see on sihuke, ma arvan, väga tüüpiline selline lugu, näiteks kuidas minu ema lõpetas omal ajal matemaatikateaduskonna, noh täpselt samamoodi, et mina olin kuskil kärus, karjusin all ja siis tema tegi eksamit samal ajal. Aga jah, et ma sinna ülikooli nagu sattusin kuidagi jääma, et sealt nagu siis mul hakkas niimoodi tilkuma, et aga äkki sa tahad nagu loenguid ka Triin anda, et noh, et vaat siin on juhtimise aineid ja noh, alguses ma muidugi, davai, andke mulle mingit loengut, ma ikka teen, no hea meelega, mis vaja teha on, noh, kohe teen ära, sihuke, et pole ju küsimust, noh, et õpin töö käigus ja siis ja tegelikult ma jäingi nagu tegelikult mitmeks aastaks ülikooli siis loenguid andma ja tegelikult ka 2008 mulle siis pakuti ka ettevõtluse tehnoloogia magistriõppe projektijuhi kohta, nii et ma olin nagu ka siis läksingi nagu sellest ärist nagu eemaldusin nagu järjest rohkem sinna akadeemilisse maailma, et järjest mulle vaadati, see Triin võtab nagu kõik vastu, et anname, ma hakkasin nagu tajuma vaikselt, huvitav, et kas mind kasutatakse siin nagu ära, et kogu aeg öeldakse, et noh, et me sul väga mingit palka maksta ei saa, et noh, võta see stipendium ja et noh, vahel nagu, et sa saad töökogemust, et sa saad endal CV-sse pärast kirjutada, et sa oled projektijuht ja noh, mis iganes loenguid andnud ja samal ajal, kui ma siis neid loenguid, neid juhtimise loenguid ja siis mul hakkasid tulema nagu ettevõtluse loengud ja siis juba oli näiteks strateegilise juhtimise loengud, et noh, okei, ma küll käisin magistrantuuris, läksin doktorantuuri, teoreetiliselt, akadeemiliselt, noh, tipp-topp kõike ma valdan ja tean täpselt nagu mingeid koolkondi asju, eks ju. Aga mul hakkas nagu täielik süümepiin, et kuidas ma õpetan Eesti näiteks tippjuhtidele, kes käivad magistrantuuris, kuidas ma õpetan neile juhtimist, kui ma ise ei tea sellest nagu mitte midagi, kuidas ma räägin neile ettevõtlusest või innovatsioonist, kui ma pole ise ühtegi ettevõtet loonud ega ühtegi innovatsiooni ellu kutsunud. Ja ma hakkasin nagu kõrvalt vaatama teisi siis nagu professoreid ja teadlased, aga nad on ju täpselt samamoodi siin niimoodi, et neil ei ole ühtegi töökogemust endal, et nad on tegelikult kõik siis maast madalast nagu noh, võib-olla siis nagu akadeemilised broilerid, nagu meil meeldib öelda poliitbroilerite kohta, et siis noh, mulle tundus, et nagu tegelikult nagu päris elukogemust on akadeemilises elus nagu väga vähe ja see hakkas mind nagu räigelt painama ja siis ma mõtlesin, et
no nüüd on nagu küll viimane hetk siit ülikoolist jalga lasta, et noh, muidu ma olengi pärast selline mandunud, kibestunud professor, kes tegelikult on maha surunud selle süümepiina, et ta ei tea päriselust midagi ja õigustab nagu oma vajakajäämisi sellega, kui kõva professor ta on. Ja siis sellised inimesed minu meelest nagu järjest muutuvad halvemaks kõnelejateks ja nad teevad oma aineid nagu juba vana rasva pealt, et noh, ma kindlasti ei tahtnud, et minuga sihuke asi juhtuks. Nii et siis ma jah, kuidagi samal ajal, noh, vot elu on selles mõttes huvitav, et siis seal kuskil 2009 juhtus nagu mitu asja samal ajal. Esiteks siis ma otsustasin, et ma pean nagu kuidagi ülikoolist eemalduma. Siis minu meelest lõppes ära ka mingi doktori stipendium või mis iganes ma sain, et mul ka rahaliselt hakkas nagu see surve tekkima. Ja siis ma läksin samal ajal oma esimesest abikaasast lahku. Nii et ma kuidagi nagu hästi palju selliseid survestavaid momente oli. Et noh, muidugi oli kange kiusatus hakata nagu kohe endale tööd otsima ja noh, ma mäletan, et siis too aeg mulle pakuti ka ühe autoesinduse, kas müügijuhi või turundusjuhi kohta, ma täpselt enam ei mäleta. Ja ma isegi vist nagu sain valituks esimest korda elus. Kandideerisin kuhugi ja osutusin valituks, aga no jälle elu sekkus ja otsustati, et seda kohta ikkagi üldse ei määrata, et seal samal ajal, kui mind välja valiti, siis toimus nagu ettevõtete reorganiseerimine ja mingi kokkuliitmine ja ühesõnaga seda ametikohta ei olnud vajagi. Ja siis ma mäletan, et see oli see suvi, kui ma käisin siis oma kalli klassiõe Mareti pulmas Kreekas ja mul ei olnud pennigi raha. Ma panin oma viimased rahad sinna alla, et siis sõita Kreekasse oma sõbrantsi pulma. Ja ma mõtlesin, et okei, vahet pole, et Triin, jolo, elad korra elus ja midagi ikka nagu, mingi lahendus peab tulema, mingi lahendus peab tulema, et okei, sul raha üldse pole, et mis siis võiks teha. Ja siis juhtus siuke asi, et ma läksin Saaremaale koju tagasi ja olin praami järjekorras ja üks vana kooliõde oli täpselt järjekorras minu järel ja ütles, et kuule, et Triin, et sa seal ülikoolis õpetasid mingit ettevõtlust ja strateegilist juhtimist. Me siin just teeme nagu mingeid koolitusi, et Töötukassale ja EAS-ile neid alustava ettevõtja koolitusi, et sa ei taha nagu koolitama tulla või? No siis ma mõtlesin, et okei, et teed mingi ettevõtte ja selle alt esitad arveid. Ma mõtlesin, et ahaa, näe, esimene võimalus luua oma ettevõtte ja teha ettevõtte alt koolitusi. Et ongi nagu koolitusettevõte. Väga lahe. Ja siis see oli nagu siuke, niimoodi need toredad otsad ja kokku mängitaksegi, et sageli sa oled nagu kõige viimases hädas ja siis sulle tuleb lahendus, et see oli nagu siuke hea, ehe näide sellest. Ja ma otsustasin sellest võimalusest kinni hakata. Et ma arvan, et see ongi võib-olla siuke kena selline näide, kuidas sulle avaneb võimalus ja nüüd on küsimus, kuidas sa selle võimaluse ära realiseerid. Et kas sa nagu lähed, mul ei olnud ju kogemust koolitustega, okei, ma olin ülikoolis loenguid andnud, aga ma ei olnud kunagi nagu päriselus inimesi koolitanud ettevõtjaks saama nagu päriselt. Et see on väga suur vastutus ja teistpidi, ma ei olnud kunagi ettevõtet asutanud, ma ei teadnud, mis sellega kaasneb. Ja nüüd oli nagu see otsustamise koht, et kas ma proovin endale leida ülikoolis siis nagu mingi kindla töökoha ruttu, eks ole, et ma ei tea, täiskohaga lektoriks. Või tegelikult ma võtan sellest võimalusest kinni, ma hakkan tegema neid koolitusi, sest iga koolituse eest oli ju ette nähtud ka tasu. Ja kui ma need arvud kokku lõin, et palju mul oli võimalik nagu järgmise poole aastaga raha teenida, siis see ületas, ma ei tea, mitmekordselt, kohe vastan sellele küsimusele, et see ületas tegelikult mitmekordselt minu ülikoolis teenitud palka ja siis ma hakkasin tegelikult aru saama, et issand, kui vähe makstakse ülikooli ja akadeemilistel inimestel, kui vähe makstakse õpetajatel. Ma arvan, et isegi akadeemilised teadurid, lektorid, assistendid teenivad tegelikult vähe kui tänapäeval koolis õpetajad, sest et need palgad ei ole eriti tõusnud seal. Ja mul hakkas nagu endas nii hale, et issand jumal, et ma veel nagu mõtlesin, et ma jääks äkki ülikooli edasi, et tegelikult mul on ju võimalik palju ise oma sissetulekut mõjutada, kui ma olen ettevõtja. Ja kuidagi see nagu avas seda motivatsiooni minu jaoks nagu päris hästi. Jah, Jaanika küsib mu käest, et kas ma pidin koolitusmaterjalid välja töötama.
ja ma pidin need välja töötama loomulikult, aga kuna ma olin neid aineid ju ülikoolis, strateegilist juhtimist olin andnud, ettevõtluse alaseid aineid, äriplaani koostamisest teadsin ma nagu kõike, kuigi ma polnud elus ühtegi äriplaani koostanud. Aga jube hea on ju õpetada tegelikult teisi, kui sa ise ei tea nagu mitte midagi. Sihuke oledki nagu selline usin loll. Ja sihuke ma siis olin. Ja tõepoolest mul on nagu hea meel, et mul hakkas süümepiin endal, et kuidas ma saan nagu inimesi õpetada, kui ma ei ole ise neid asju teinud. Ja nüüd ma sain nagu 2 kärbest 1 hoobiga, et ma sain nagu teha seda, mida ma juba oskasin, ehk et inimesi nagu koolitada, õpetada, see mul tuli välja, seminare juhtida, seda ma nagu oskasin. Ja nüüd ma sain sinna kõrvale nagu siis ehitada nii-öelda oma koolitusettevõtted. Loomulikult see on senimaani mul sooloettevõte. Ma võiks öelda, et see on mul kõige edukam ettevõte, sest et ta pole kunagi kahjumlik olnudki praktiliselt. Nii et 10 aastat edukat ettevõtlust. Aga see sooloettevõtlus on jällegi niimoodi, et vahepeal teed, vahepeal ei tee, et kui palju nagu mingid teisi asju on. Ja siis ma ühesõnaga hakkasingi neid alustava ettevõtja koolitusi tegema ja neid ma tegin siis ütlema kuskil mingisugune paar aastat äkki kokku. Aga sest, et samal ajal ikkagi ma nägin ju, et see koolituse äri sõltub täpselt nii palju, kui mina ise suudan teha. Ja mulle nagu tundus, et sellest, et ma ei oska seda nagu skaleerida, et selleks, et teha, ma ei tea, mingit sükest globaliseeruvat või rahvusvahelist koolituse äri, sul peab nimi olema. Ma peaks mingi Tony Robbins olema või ma ei tea, kes veel on need igasugused koolituskurud, kes käivad üle maailma, neil on oma bränd ja tegelikult neil on suured tiimid seal taga. Et siis, aga see kuidagi nagu ei paelunud mind ja kuna see 2008-2009 seal täpselt sellel ajal oli ju see, kui mul käis see krõks ära, kui ma sain parkimistrahvi ja mõtlesin, et miks seda ei ole juba nagu ära automatiseeritud, miks ei ole ühtegi seadet, mille sa paned autosse ja mis saab nagu, ma ei tea, võtab GPS asukoha ja saab aru, et see on tasuline parkimisala ja paneb parkimise peale ja pärast, kui sa ära sõidad, siis ta lõpetab selle. Et miks seda ei ole, et siis mul tegelikult samal ajal, kui see koolituse asi pihta hakkas, mul hakkas nagu ka see idee kerima. Ja siis ma mäletan, et see on ka nagu hästi naljakas lugu, et ma ei teadnud IT-st nagu mitte midagi. Mul oli nagu ainult üks inimene, keda ma teadsin, kes oli IT-inimene, see oli meil majandusteaduskonna serveri ruumis, see serveri tüüp, kes nende plätudega ringi käis ja kes oli jube kuri, kui sa koputasid tema uksele ja siis küsisid wifi parooli, mis sa tahad, mingit wifi parooli või? Kes sa oled siin üldse siuke? Siis andis selle wifi parooli ära ja siis mõtlesin, et okei, ma olen vist ilge kurjategi, et ma üldse julgesin nagu koputada sinna serveri ruumile. Aga wifi paroolid sain, nii et selles mõttes kõik oli korras ja ma mõtlesin, et okei, see IT-inimene vist mind küll aidata ei oska. Ja siis tulid head tuntud stereotüübid mängu. Kuidas mina kujutasin tol ajal IT-tüüpi ette? Plätud, Coca-Cola pudel, prillid. Ja põhimõtteliselt selle välimäärajaga ma hakkasingi võtma lihtsalt, kuule, plätud, nii prillid, Coca-Cola. Kuule, sa tead IT-st midagi või? Et mul on siin siuke idee, et mingi GPS parkimine, et võiks nagu olla mingi siuke seade, et automaatselt paneb nagu parkimistasu alustuse käima ja pärast lõpetab ära. Ja siis ta ei olnud tegelikult IT-inimene, aga ta oli väga tark ja tema juhatas mind järgmise inimeseni ja siis see järgmine inimene, tema näiteks ei olnud enam plätudes ja niimoodi nagu tegelikult iga järgmine inimene viis mind järgmise inimeseni. Nii et selleks, et ma siis lõpuks nagu leiaks endale selle kaasasutaja, kes oleks IT-inimene, kes siis oskab ka seda asja tehniliselt teha. Mul läks 1,5 aastat, nii et kuidas see siis oli, 2009, jah, see oli samal ajal, kui ma koolitusi hakkasin tegema, tegelikult juba ka ma leidsin selle IT-inimese, et ma olin teda mingi 1,5 aastat otsinud. Ja see juhtus ka tegelikult väga jälle, kuidas elu teeb, et ma olin peaaegu alla andmas, et sain kõige viimane kontakt, mis mulle anti, oli NASA teadlase number, et helista sellele NASA teadlasele, tema teab GPS-ist kõike. Ja siis ma mõtlesin, NASA teadlasele ma vist ikkagi helistama ei hakka. Et ma arvan, et ta on pigem oma Kuu- ja Marsi missioonidega hõivatud, kui et ta tahab mingi parkimisprobleemi lahendada siin.
ja olin juba käega löömas. Jah. Aga kas sul oli see nagu see lähteülesanne või see esialgne idee kuidagi nagu formuleeritud, sa otsisid ainult inimest, kes nagu rakendust hakkab tegema siis või? Sest et ma ju sellel hetkel, ma ei teadnud isegi, kust pihta hakata. Ma ei teadnud näiteks mitte midagi, mida ma täna tean, et sul on vaja kõigepealt skeemid välja joonistada. Ma olin ise küll, jah, ma suutsin nagu dokumendi, mul oli mingisugune 2-leheküljeline äriplaan, oli valmis kirjutatud, et idee, probleem, kellel see probleem on, kui palju neid inimesi võiks olla, siis, et mis see ärimudel seal võiks olla, et kuidas sellega üldse raha teenida. Et mingi sihuke nagu, ma mäletan, et esimene selline äriplaan oli justkui tehtud, aga näiteks mulle endale tundus nagu see minu probleem nii suur. Ma mäletan, et üks asi, mida ma täna teen täiesti teistmoodi ja kui ma teen ka selliseid disainmõtlemise koolitusi inimestele, et siis sellest või ütleme tiimidele, et siis see nagu üks asi, millest peab kohe aru saama, et sul võib olla probleem isegi olemas ja sul võib olla nagu väga hea lahendus, aga see peab ka raha teenima. Ehk et seal peab olema piisavalt suur hulk inimesi, kellel on see probleem ja kes vajavad seda lahendust. Et siis ma nagu tegelikult seda kohta kogu aeg tahtsin kuidagi nagu üle hüpata, et mis vahet sellel palju neid inimesi on. Ja või see on ju rahvusvaheline asi, see on ju parkimine, nagu see on igal pool ja jumal küll, et me võiks nagu kõigil nagu selle parkimise ära lahendada. Et see mulle tundus nagu, et see on iga inimese probleem. Et ma ei tahtnud väga, jah. Kas sulle ei öeldud tuttavate poolt näiteks, et kuule, lõpeta ära, see pole mingisugune äriidee, et hakka mingi palju paremat tegema või mis sa nagu jamad selle mingisuguse X mõttega siin, et kuidas need hinnangud ümberringi tulid, kas need ei matnud sinu sellist nagu suurt kirge ja teotahet? Tead, vaata, siis ma ju sellel ajal olin ka just lahku läinud oma endisest abikaasast, kes küll ütles mulle kogu aeg, mis teil seal ülikoolis õpetatakse, ma ei tea nagu. See pole ju mingi reaalne elu, et nagu, oi jumal küll, tema jaoks nagu minu doktorantuur oli nagu kudumisring. Et ta vaatas sellele asjale niimoodi, et sellist alavääristamist tuli sealt poolt nagu päris palju, aga minu siis nagu tänane elukaaslane oli väga innustav jällegi. Ja tegelikult ka mu ema näiteks oli väga innustav, sest ka minu enda ema oli jah, kohe kommenteerin, Katrin, et ka mu enda ema tegelikult oli just sellel ajal lahku minemas minu isast. See on juba nagu mingisugune Argentiina või ma ei tea, Brasiilia seebiooper, et kõik lähevad lahku ja siis avastab, et kes on kelle isa ja hoopiski tütar. Aga see selleks, et ühesõnaga mu ema oli nagu käimas läbi sarnaseid protsesse ja tema oli ka näiteks õpetajana, ta hakkas hoopiski raamatupidamist õppima ja tegi alguses raamatupidamisteenust osutas. Ja tema läks ka nagu ettevõtlusesse üldse. Nii et me olime nagu teineteisele hästi palju toeks. Nii, aga nüüd ma võib-olla vastan mõnedele kommentaaridele, et hea ettevõtluse alus on siis idee, hea suhtlemine ja palju kontakte. Ütleme niimoodi, et ettevõtlus, see on nagu eeldus ettevõtluseks, sest et ettevõtlus ei ole idee ega suhtlemine ega kontaktid, aga sul õnnestub ettevõtet luua, kui need on eeldused selleks, et sa üldse jõuaksid sellesse punkti, kus ettevõtet teha. Sest et tegelikult kõige tähtsam ettevõtte loomise puhul on aru saada sellest, et kui paljudel inimestel on see probleem, mida sina püüad lahendada. Et mina näiteks jõudsin selleni, et kui me lõpuks siis ettevõtte tegime ja saime ka EAS-ist turu-uuringu jaoks toetuse, siis me jõudsime selleni, et Eestis meie maksimaalne käive oli äkki mingisugune, sellel ajal olid veel kroonid, ma ei mäleta, see oli äkki 500 000 krooni või aastas, oli maksimaalne käive. Ja sellel, kui sa tahad nagu teha sellist kasvavat rahvusvahelist äri, siis sa pead nagu kiiresti Eestist ära liikuma. Nii et ma sain aru nagu, et ja näiteks ma hakkasin ka seda tagasisidet saama, et väga lahe probleem, ma saan täiega aru, ma tunnen sulle kaasa, et sa neid parkimistrahve saad, aga kas siin on äri taga, et need on nagu kaks erinevat asja, tegelikult on lihtsalt idee ja lahendus ja äri seal taga. Nii et näiteks üks võib-olla Katrin, mis läheb nagu hästi selle sinu kommentaari juurde on näiteks, mis juhtus ju, kui ma leidsin endale kaasasutaja, kes oli tehniline, tema tõi omakorda kaasa 15 aastat kogemust asukohapõhiste teenuste ja toodete arendamisel ja tal oli ka 3 arendajat juures. Üks, kes arendas riistvara, kes arendas tarkvara ja kes arendas seda vara, mis ühendab riistvara tarkvaraga.
nii et noh, ma sain nagu jackpoti iseenesest, kui ma selle inimese endale tiimi sain ja mul oli kogu aeg endal selline tunne, aga miks nad tahavad nagu minuga huvitav pundis olla, et ma pole elu sees nagu midagi ehitanud, ma olen mingi, ma ei tea, noh, mingi akadeemiline umbes ja ma pole kunagi raha tõstnud investoritelt või ma ei tea ju mitte midagi. Ja siis ma sain alles võib-olla aastaid hiljem aru, et ma olin ju see vedur ja sageli tehnilised inimesed ei ole vedurid. Nad ei taha müüki teha näiteks ja nad tahavad lihtsalt toodet arendada. Ja ma saingi aru, et minu väärtus seisnes selles, et mina suutsin kontakte, vot nüüd on nagu tegelikult täpselt see Katrini moment tuleb sisse, et sul peab olema nagu kombo, et üks inimene, kes on niisugune hea suhtleja, otsib uusi ärivõimalusi, räägib klientidega, otsib kliente, otsib koostööpartnereid. Tal ei pruugigi sellel hetkel olla palju kontakte, aga ta suudab endale selle kontaktide võrgustiku luua. Et ma lihtsalt jumala tuimalt läksingi niimoodi, et mul oli see idee ja ma mõtlesin, et mul pole nagu kaotada mitte midagi, et ma lihtsalt räägin sellest inimestele. Et ma nagu kohe kuidagi lasin sellest hirmust, et äkki keegi varastab mu idee ära. See on ju nii geniaalne. Oli sul see hirm ka? Alguses muidugi oli, kõige alguses, aga siis ma sain aru, et ma ju üksinda omaette siin hirmutsedes ei jõua nagu mitte kuhugi, et ma pean kellelegi sellest rääkima. Ja siis ma sain ja keegi ütles mulle ka jumala hästi, et ideest ei ole mitte mingit kasu, et elluviimine on kõik on elluviimist taga, et sa võid selle ideega, ma ei tea, minna kuu taha, aga see ei juhtu, kui sa ei hakka seda ellu viima. Ja sageli, miks inimesed ei varasta ideid ära, on sellepärast, et kui sina oled väga kirglik oma idee suhtes ja nad näevad, et sa räägid sellest nagu läbimõeldud, sa küsid, sa arutled, sul on juba endal mingid ideid, sa juba ütled talle, ma olen rääginud sellega, ma olen juba teinud neid samme, siis ta ju tajub seda, et issand, sa oled juba nii palju tööd selle ideega teinud ja tal kaob igasugune motivatsioon hakata sind taga ajama. Ja see on nagu kõige parem relv tegelikult idee varguse vastu või selle vastu, et keegi enne sind selle idee teeb ära, ongi see, et sa räägid ja käid ja lihtsalt nagu hakkad otsima neid inimesi, kes suudaks nagu seda ideed hakata koos sinuga ellu viima. Nii. Triin, sa võid julgelt ka edasi rääkida. Aitan sul siin küsimusi pärast. Hea idee seda. Jah, see, milline on hea idee, seda ütleb sulle lõpuks turg. Ja siin öeldaksegi inglise keeles on selline termin nagu product market fit, et tegelikult kõik alustavad ettevõtjad töötavad selle nimel, et leida omale tootele teenusele siis turuvastavus. Ja turuvastavus on tegelikult see, et sul on täpselt teada, kes on see perfektne klient, kellel on see probleem kõige suurem ja kes vajab täpselt seda lahendust, mis sina oled välja töötanud. Ja teinekord võib see olla nagu teistpidi, et sul on lahendus, aga sa näed, et see perfektne klient, seda on võib-olla 3 tükki, aga kui sa nüüd natuke oma toodet ja teenust muudad, siis on see turg oluliselt suurem, et on nagu natuke teistsugune sihtgrupp, kellel on see probleem teise nurga alt. Nii et tegelikult seda ma olen nagu ka üldse viimase 10 aasta jooksul, siis kui ma olen oma startup'e ja just neid IT-ettevõtteid teinud tegelikult nagu hästi valusalt ka ikkagi õppinud, et kuidas tegelikult, kui oluline on leida õige sihtgrupp. Et see on nagu A ja ma arvan, et see on mitte lihtsalt A ja O, vaid see on nagu kõige alus, et võib-olla seda turgu ei olegi veel, võib-olla seda sihtgruppi ei olegi veel, et see võib ka olla. Aga ma vaatan, et siin Aigi küsib, et mis sa arvad, kuidas nende ideedega praegu on, et kas neid on piisavalt või on kõik head ideed juba ellu viidud ja kõik äriideed on rakendatud, et põhimõtteliselt pole enam mõtet alustada millegagi. Kuidas sulle tundub? Ei, no nii ei ole, sellepärast, et vaadake, kui palju on probleeme maailmas. Ja nüüd on nagu üks asi, mis tegelikult, mis on just niimoodi elutsükli, võib-olla ta hakkab nagu minema sinna elutsükli kiire kasvamise faasi ja see on, koer augub, vabandust, ma loodan, et ei kuule tema augatusi. Pole hullu. Jäi tasa. Et siis, kuhu mu mõte siis nüüd jäi, thanks koer, ma rääkisin siis sellest, et keegi aitab mind. Et probleeme on ühiskonnas nii palju. Jah. Et mis hakkab tegelikult jõudma sinna kiire kasvufaasi turu mõttes on siis mõjuettevõtted ja need on sellised ettevõtted, kes tegelevad tegelikult kas mingi sotsiaalse küsimusega või mingi sellise globaalse, mis iganes nähtus meil on, millega me ühiskonnana ja inimkonnana ja terve loodusena tegelikult silmitsi seisame.
siis neid ideid on väga-väga palju, neid probleeme on väga-väga palju, mis vajavad lahendamist. Et tegelikult me ei peaks olema nagu, ma näen, et väga paljuski nagu see ka idufirmade sektor on tegelikult kinni nagu sellistes hästi sügav tehnoloogilistes lahendustes, et kuidas ma ei tea, veel arvutiprogramme kiiremaks teha, kuidas nagu veel masinaõpet, ma ei tea, klienditeenindusse paremini sisse tuua, kuidas nagu tehisintellektiga lahendada inimeste värbamise küsimus. Tegelikult on seal väga häid lahendusi juba olemas, et liiga palju keskendutakse nagu kuidas teha töötavat asja nagu veel kiiremaks ja veel paremaks. Aga seal kõrval on terve hunnik valdkondi, tekstiilitööstus, jäätmetööstus, keskkond, haridus. Haridus hakkab nüüd järjest rohkem saama oma osa. Inimeste elatustase, ma ei tea, vanurite hooldus, tugisüsteemid, et kõik selliseid nähtusi on tegelikult väga palju, mis vajavad ettevõtlikke inimesi. Et sa näed, et tegelikult on võimalus ettevõtlust teha väga erinevates valdkondades ja väga-väga edukalt kindlasti ka. Aga siin on ka alati küsimus, et kui minna näiteks sotsiaalse ettevõtluse lainele, siis siin saab seda teha kahte moodi, et üks ongi selline MTÜ formaadis, et sa eladki nagu projektide pealt, sa taotled raha ja see on ka täiesti okei, et sa lahendad nagu lokaalselt pikaajaliselt nagu mingit probleemi ja sa taotled siis kas Euroopa Liidu grante või Sotsiaalministeeriumist. Ma päris kursis täpselt ei ole nende MTÜ-de grantidega või toetustega, aga põhimõtteliselt on võimalik nagu ka selliselt ikkagi ennast teostada, et kui me räägime eneseteostusest, ettevõtlusest kui eneseteostusest. Aga kui me räägime nagu ärist, et kui sul on sotsiaalne probleem, kuidas äri tekitada, siis sinna tuleks leida ikkagi raha genereeriv ja kasvu genereeriv ärimudel. Et kuidas see asi nagu rahaks pöörata, et ikkagi nagu, et sa ei elaks nagu toetustest või mingitest sellistest, mis asjad need on siis nüüd, annetustest, annetus on see õige sõna, vaid et sul tegelikult õnnestuks endale ikkagi äri sinna ehitada. Ja see on, minu meelest see on nagu lahe, et kuna probleeme on juba nii palju ja see puudutab inimesi palju, siis tegelikult need rahad hakkavad sageli ilmnema siis, kui see probleem on lahendatud. Aga Triin, mul on üks küsimus, enne kui me liigume sinna Never Go This faasi, et missugused õppetunnid, kui keegi täna on nüüd ka kuulamas, kes tahaks tegelikult väga selgelt oma palgatöölt liikuda ettevõtluse faasi ja seda mõtet mõrgutab, et mis on need nagu arengukohad sulle enda tagantjärgi, mis aitasid sul seda sellist julget sammu ettevõtlusesse astumiseks ja sellest vastupidamiseks, et mis sa nagu annaksid hea soovitusena või kaasasid inimestele, kes kuulavad, kes tunnevad, kes tahaksid palgatöölt liikuda ettevõtlusesse? Ma arvan, et ega siin muud ei olegi, et siin on mõned variandid. Üks variant on see, et kui sa ei ole ikkagi rahul täna palgatööga ja see süda kisub nagu ettevõtlusesse või mingit oma asja tegema ja sul on juba ka mingisugune esimene idee, siis üks variant on see, et mida paljud alustavad ettevõtjad tegelikult teevad ka startup maailmas, et nad mõnda aega laveerivad kahe mütsi all. Et üks on see palgatöö selleks, et ettevõtted käivitada, et seal siis hakkaks nagu tekkima mingisugune tulu, et sa saaks nagu või näiteks kaasata investoritelt raha, et siis sa saad nagu sealt palgatöö pealt ära tulla oma ettevõttesse. Ja see tegelikult see varem või hiljem see otsustamise koht tekib. Minul näiteks juhtus lihtsalt see, et mul sündis laps, ma sain emapalka, et ma sain nagu ühildada oma ettevõtte käivitamise emapalgaga, et emapalk nagu võimaldas mul samal ajal väikse lapse kõrvalt siis ettevõtlusega tegeleda. Nii mul tegi koer, tegi ukse lahti, ma panen selle kiiresti kinni. Pane kinni. Lapsed kisavad. Uuringutega on tehtud ka kindlaks, et emapuhkusel olevad noored emad, siis, kes on beebidega kodus, nad sellel perioodil asutavad kõige rohkem ettevõtteid, ehk see on selline hästi produktiivne aeg ja ilmselt inimestel on nagu see loovus rohkem lahti. Ja siis on ka selline nähtus nagu mompreneur on olemas, et ma kirjutan siia. Minu meelest kirjutatakse teda niimoodi ja selle nähtuse jaoks on täitsa omad mingid saidid, portaalid, kus siis emaettevõtjad toetavad, emme-ettevõtjad on need, et toetavad teineteist. Väga paljud naised teevad näiteks Amazoni äri lastega kodus olles. Et tegelikult neid ärivõimalusi on palju,
aga noh, küsimus ongi see, et mis on nagu eesmärk, et kas see eesmärk on reaalselt tegeleda mingi suurema probleemiga ja selle lahendamisega või on siis Olari on hea naljahammas. Ei no jah, teeme naistele tited taha ja siis tuleb muudkui naisettevõtjaid. Ka üks võimalus. Ma olen 2 ettevõtet asutanud kohe väikse beebi kõrvalt, nii et võib-olla töötas siis, kuigi ma ei usu, et mu mees nagu seda silmas pidas, kui me nagu ühiselt laste tegemise ette võtsime. Aga tagasi tulles jah selle juurde, et kuidas nagu palgatöötaja juures nagu liikuda siis ettevõtjaks, et üks on ka see, et sa lihtsalt hambad ristis vead nagu nii kaua seal töö juures ära, kuni sa siis põled läbi näiteks. Ja siis sa lihtsalt lähed peanorus palgatöö pealt ära, sa jääd võib-olla haiguslehele, sul on siis aega nagu rahulikult mõelda, et okei, et nüüd ma enam sinna tõesti tagasi minna ei taha. Et see on lihtsalt nagu mul on nii villand sellest, et ma ei taha palgatööd enam teha ja siis sa oled nagu sunnitud olekus nagu enda energeetilises kestas tegelikult, mis sunnib sind tegema muudatust. Kõige nukramad näited tegelikult on sellised, mida ma olen ka kõrvalt näinud, et kus inimene tegelikult tahab teha, aga ta ei julge seda sammu astuda, ta on nagu seal palgalõksus, ta on oma elu nagu hästi mugavalt üles ehitanud nagu kõikidele nendele tugisammastele, mis talle see palgatöö annab ja tegelikult tal on tunne, et ta jääb sellest kõigest ilma, kui ta sellest palgatööst loobub ja läheb ettevõtlusesse. Mina ütlen, et kui sa ennast ära harjutad liikumisega, dünaamikaga oma elus, siis tegelikult alati tulevad koos muutusega ka lahendused nendele probleemidele, mida muutused ellu toovad. Et see on nagu selline elu, see on tegelikult nagu looduslik nähe, et ma ei tea, kui asteroid tungib meie atmosfääri, siis ta põletatakse ära, et need samad füüsilised protsessid tegelikult või füüsikalised protsessid tegelikult toimivad ka meie nagu bioväljas ja energiaväljas, et kui keegi püüab siin võib-olla väga otsida nagu mingeid selliseid tähendusi, et siis tegelikult tasuks vaadata võib-olla rohkem füüsikat ja mis toimub nagu universumis nagu üleüldiselt, et kuidas suur pauk algas ja kuidas on näiteks planeedid ja päikesesüsteemid tekkinud, et siis tegelikult väga palju nagu sellest muutustest ja nendest komplekssusest tegelikult nagu rakendub meie enda elus. Et see on hästi huvitav, et minu jaoks on nagu tekkinud sealt nagu hästi palju paralleele, mida ma olen ära kasutanud. Just see, et kui on et muutused juhtuvad igal juhul, et sa ei saa ennast kaitsta muutuste vastu. Ja kui sa muutustest, vajadustest muutuse järele annab märku tegelikult sinu sisemine rahulolematus, su enda nagu väike päikesesüsteem sinu sees hakkab erroris, orbiidid enam ei matchi, et mingi kas komeet on läbi sõitnud või mida iganes, eks ole, et kui me võtame sellise nagu mikro, makro, mesotasandi, et siis tegelikult nagu kõik need väiksed fraktalid, mis hakkavad kuskilt mikrost ja lähevad makrosse välja, siis need mustrid tegelikult, mida sa näed, mis toimuvad, ma ei tea, päikesesüsteemis, need toimuvad ka sinu enda sees. Kõik ju tähetolm, mis on tegelikult nagu nii äge, et mind on vähemalt nagu paljuski aidanud just sellised füüsikalised nähtused, et kuidas nagu aru saada, et kuidas naturaalselt nagu muutustega kaasa minna, kuidas otsuseid teha, et millal on õige nagu push ida ja millal on vajadus näiteks lihtsalt oodata, et olukord laheneks, et sul on lihtsalt, et sa hoiad ennast nagu kavatsuse tasemel. Aga Triin, vasta sellele küsimusele juba, kus sa selle nagu niimoodi mängu tõid kavalalt, et millal siis on õige aeg nagu push ida, millal on õige aeg siis natuke lasta seedida, oodata, millal universum toob sulle midagi ette või? Ei, see ei ole päris, see on nagu praktika küsimus, mina ei oska seda teile nagu ühte õiget vastust anda, sest et minu meelest siin ongi nagu see, et esimene samm on see, et sa julged, et sa otsustad ära, et sa julged, et kui muutus hakkab sulle endast märku andma, et muutust on vaja, siis sa otsustad selle enda sees ära, et ma lähen julgelt muutusega kaasa ja siis tegelikult see muutus hakkab sulle nagu ise märku andma, et kas on vaja, teinekord on, ma kujutan ette, et paljudel inimestel on olnud nagu see, et teised võib-olla ütlevad, davai, tee ära, tule ära sealt töölt, aga sa ise tunned, et ma tahan tulla, sul on see otsus tehtud, et sa tuled ära, aga sa tead, et mingi nagu, siin on üks element on veel puudu, et mul on nagu endal olnud ettevõtluses selliseid asju nagu nii palju, et kas või seesama ju
Oh, Jesus, oota, siin on palju küsimusi ka. Ma pärast küsin, Priitiin, sina räägi. Jah, okei. Et kui näiteks ma hüppan nagu sellest never code'ist nagu sellesse hetkesse, mis meil oli seal vahepeal, et me olime 4 aastat seda ettevõtet teinud juba ja me ei olnud nagu õieti kuhugi jõudnud. Et meil oli mingi 10-liikmeline või palju meid seal oli tiim ja me nägime, et konkurendid on nagu nii palju eest ära läinud ja me olime nagu nii maas oma väikeste ressurssidega, et me mõtlesime, et siin on nagu 3 võimalust, et mingi muutus tuleb teha, me ei saa niimoodi jätkata. Me oleks võinud muidugi hambad ristis nagu edasi panna. Eestlastel ju kannatust ja jonni jagub, on ju. Aga me otsustasime, et ei, et teeme siis parem nagu kindlad lõpud. Kas punkt 1, paneme ettevõtte täiesti kinni, kallistame üksteist, täname selle tehtud töö eest ja lähme laiali. Meil oli juba piisavalt näiteks kogemust selleks, et saada siis kuskile palgatööle. Ma arvan, et mingid head startup turundajad või arendajad, neid tahetakse nagu kogu aeg. Või siis teine variant on see, et teeme sama tiimiga, aga teeme hoopis midagi muud. Unustame selle toote ära, teeme täiesti mingi uue asja. Ja 3. variant oli ära müüa ettevõtet, otsida ostja ettevõttele. Tegelikult 4. variant oli ka, mida siis pakkus välja meie Londoni investor, et tehke lihtsalt elustiili äri. Oletegi siuke 10-15 inimest, käive kogu aeg, sest käive meil kasvas nagu vaikselt niimoodi. Aga see ei olnud lihtsalt jätkusuutlik, et konkurentsis püsida. Et meil olid jah küll sellised kliendid nagu Toyota ja BMW ja SurveyMonkey ja Bolt ja kõik uhked nimed, aga tegelikult nagu äri ei olnud jätkusuutlik, ta kasvas liiga aeglaselt. Ja sellel hetkel, kui me siis otsustasime, et davai, otsime ettevõttele ostja, et laseme siis lahti, siis paar arendajat läksid meil siis minema. Meil jäi alles 1 täisajaga arendaja, 1 poole kohaga arendaja ja siis üks nagu disainer arendaja. Siis sellel hetkel juhtuski see, et me lihtsalt mõtlesime, et meil pole mitte midagi kaotada, et teeme selle mingi uue nagu sellise ägeda mingi väikse nagu, ma ei oska isegi eesti keeles seda öelda. Me tegime nagu lihtsalt dokumentatsiooni, väikse paragrahvi kirjutasime juurde selleks, et Google'i siis ühe nagu platvormi arendajad saaksid meie teenust kasutada. Et see oli nagu lihtsalt häkkisime põhimõtteliselt nagu dokumentatsiooni, mingi paragrahvi, aga me turundasime seda jube hästi. Ja me tegime nagu mingit sükest kampaaniat, et kõik Google'i Flutteri, Flutter on siis see platvormi nimi, et Flutteri arendajad, tulge nüüd kõik, ostke meie teenust või tähendab, tulge kõik meie teenust testima, me anname teile aasta tasuta ja andke meile nagu lihtsalt nii palju tagasisidet kui vähegi võimalik. Et me nagu tajusime nagu mingit sükest uut ärivõimalust ja mis siis juhtus selle peale oli see, et Google'i selle Flutteri toote toote direktor, jah, ütles, et kuulge, väga lahe, teeme koostööd, tulge nüüd siia Silicon Valley'sse Google campusesse ja arutame, et mis teha annab. Me olime nagu, mis asja, päriselt või? Ja siis 6 aega hiljem istusimegi siis rõõmsalt mul kaasasutajaga koos Mountain View's. Mina demosin seal seda mock-up'i, et kuidas see toode võiks siis välja näha, mis just nagu nende arendajatele on suunatud. Ja siis 6 aega hiljem oli nagu see, et meil oli juba palgatud, ma ei tea, 5 uut inimest ja täiega käis nagu Google'i arendusprojekt, millest keegi mitte midagi ei teadnud. Me otsime seda nagu nii saladuses. Ükski konkurent ka ei teadnud, et me sükest asja teeme koos Google'iga. Ja siis 4 kuud hiljem siis me lansseerisime koos Google'iga nende laval siis oma toote. Et kui nemad tulid nagu oma platvormiga välja, siis meie saime nagu ka 5 minutit demoda oma toodet ja see muutis kõik. Et sul on teinekord nagu vaja justkui muutuse juhtumiseks nagu täielikult kuidagi sellest vanast lahti lasta. Et sa nagu otsustadki ära. Nii, kõik. Nüüd me teeme selle sammu ära, edasi, tagasi ei vaata. Et otsustatud ja siis tuleb sulle see võimalus nagu täiesti lambist kohast. Et mind on nagu selle koha pealt aidanud hästi nagu see budistlik mõtteviis, et kõik on kogu aeg muutumises. Et kui see maja saab püsti, siis see maja tegelikult ka otsapidi juba laguneb ja sureb. Et me nagu sünnime, aga tegelikult me teistpidi sureme. Et kuidagi, et igale muutusele järgneb muutus. Et me sageli nagu kuidagi hoiame klammerdunud mingitest staatuskoodest kinni ja arvame, et nüüd nii ongi. Ei ole.
ja meile tundub, et see, mida ei ole ja mis võiks olla, et see on kindlasti täpselt nii, nagu meie oma peas mõtleme, aga me ei ole siiski selgeltnägijad. No. Issand, see oli nüüd küll väga pikk monoloog. Aga Triin, selle muutuste otsuse koha pealt ikkagi, et millal on need etapid, kus sa siis lased niimoodi nagu selles flow's niimoodi nagu kulgeda? Et kas seda teed nagu, kui me räägime näiteks nagu meeskonnas otsust tegemisest, sa vist mainisid ka praegu, et sa kaasasid nagu kogu meeskonna selle otsuse tegemisse. Et ei teinud koos partneriga koos seda 8 otsusta? Ei, see oli kusjuures ka see väikese häkk, mis tehti, selle otsustas tiim. Sest et mina oma ettevõtteid juhtisin, just eriti Nevercode'i ma juhtisingi niimoodi, et ma delegeerisin nagu võimalikult palju nagu funktsionaalsetest otsustamistest ära. Sest et ma olin nagu endale ikkagi tiimi ju kutsunud inimesed, kes olid oma valdkonnas parimad tegijad või kui nad seda veel ei olnud, siis neil oli see õppimisvõime selleks, et parimaks saada. Teda huvitas see valdkond, ta tahtis. Ja selleks, et anda näiteks algajale, aga hullult tegusale inimesele selles valdkonnas tipuks saada, siis sa pead laskma tal teha otsuseid ja sa pead lubama tal eksida ja kiiresti nagu nendest eksimustest edasi minna. Nii et meil oli nagu, ütleme meil, kui siin ka Annika küsib nagu teenuse arendamise protsessi kohta, siis meil ei olnud tegelikult nagu planeeritud pikalt ette. Me üldiselt tegime plaane niimoodi kvartaalselt, et kus me tahaks 3 kuu pärast olla. Ja väga hästi meile töötasid alati nagu sellised väliselt pandud eesmärgid, et näiteks seesama, et tuli Google, ütles 4. detsember ja siis kõik, see oli nagu lihtsalt fantastiline vaadata, kuidas nagu kogu tiim töötas selle nimel, et ma ei tea, 3 kuuga ära arendada mingi asi, mida me olime arendanud 5 aastat sisuliselt. Et see on võimalik, et kui sul tekib nagu see surve kuskilt väljaspoolt, siis sageli on lihtsalt niimoodi, et kui see surve on nagu väljaspoolt, ja sa võtad selle väljakutse nagu väljaspoolt vastu, siis sa pingutadki selle nimel ja sa annad nagu sellel hetkel endast maksimumi. Aga sageli on niimoodi, et kui see surve hakkab nagu meist endast seespoolt välja tulema niimoodi, siis sellel oleks nagu vaja, just me otsime niisugust nagu väliskeskkonnast mingit kinnitust või niisugust nagu, et ma panen oma otsiku välja, et kas kuskilt nagu tuleb vastu ka, et me hakkame seda nagu otsima. Ja minu meelest võib-olla kiiretest otsustest veel hästi hea näide on see, et kuidas ma hakkasin õppima telefonikõnesid mitte kartma. Ma ei tea, kindlasti paljudel on siin olnud seda telefoni kõne tegemise foobiat. Mul oli kunagi küll niimoodi, kui ma pidin ülikoolis tegema mingisuguseid ettevõtete juhtidega intervjuusid, näiteks mingi uuringu tarbeks, siis ma enne niimoodi, okei, Triin, 15 juhti, vaja lihtsalt toru võtta, lihtsalt helistada, ütled, tere, siin Triin Kask, helistan teile Tartu Ülikooli majandusteaduskonnast. Tahame teha uuringut sellel teemal. Kas teile leiduks aega? Ja mis see on siis? Tegelikult küsija suu pihta ei lööda, aga mul teinekord ma lükkasin seda nagu edasi, ma ei tahtnud neid üldse teha. Ja siis mõnikord tuli nagu mingi selline hull, nagu mingi, ma helistan nüüd. Nagu mingi sihuke lõvi tuli sisse. Just, vot nüüd helistan ja vot siis tuleb nagu see sihuke jõud tuleb sisse ja seda ei tohi raisku lasta minna. Ja ma olen alati teinud nagu siukseid ebameeldivaid kõnesid, kui ma tunnen, et mul tuleb see jõud. Vahet pole, olen ma autoroolis, ma pean siis auto kinni üldiselt või panen nagu mitte Bluetooth, vaid hands-free peale. Et ma siis teen tingimata selle kõne ära, et näiteks minul töötab see väga hästi, ja see on teiste nähtuste puhul ka, et kui ma tunnen, et okei, nüüd on vaja selle inimesega kontakti võtta. Merike paneb mute'i peale kohe. Nii, aga Triin, kui ma sind kuulan nende otsuste ja peale, siis küsimus sulle, et kas vahel on hirmus ka, mis sa siis teed, kui sul nagu päriselt nagu hirm on, et sa ei oska nagu ei paremale poole ega vasakule poole kuidagi moodi nagu otsust langetada? Ma võin heaks näiteks tuua tegelikult selle sama siis väljumise Nevercode'ist, sest et mul oli tegelikult ju tükk aega, ütleme pool aastat oli mul tunne, et ma ei taha tegelikult, mul oli nagu sees juba see tunne, et midagi on valesti ja see tunne ütles mulle seda, et ma tahaks tegelikult oma ellu muutust. Ja vaata, mina läksin siis täpselt seda teed, mida ma just ütlesin, et mismoodi oma ellu muutust tuua, ongi see, et sa viib ennast läbipõlemise nii. Ja siis lihtsalt sa pead muutma midagi, sest et sa ei taha ära surra.
ja mina seda tegin ja natuke oli see muidugi seotud sellega, et ettevõtte juhina ja asutajana sa oled vastutav nagu kogu selle laeva eest ja mul oli kogu aeg nagu see vastuolu iseendas, et kuidas mina laeva kaptenina, et meile maast madalast õpetatakse, et kapten lahkub viimasena, kui laev on kreenis ja ta hoolitseb sellest, et kõik saaksid nagu päästepaatidele ja tema ise kas või upub ära. Ja ma olin nagu nüüd sellises olukorras, et ma tahtsin nagu ise päästepaadile hüpata, eks ole, esimesena. Et kuidas nagu enda sees see dilemma nagu ära lahendada, sellepärast, et sinu poole vaatavad tiimikaaslased, sinu poole vaatavad investorid, sest et investorid üldiselt investeerivad ikkagi niimoodi, et nad ju kuulavad, mida mina räägin. Ma räägin nagu väga veendunult, et vot niimoodi teeme ja siuksed plaanid ja 5 aasta pärast oi, 10-kordne tulu teie investeeringutele tagasi. Ja siis on nagu see tunne, et issand jumal, kas ma siis olen valetanud neile kogu see aeg või? Et see oli tegelikult, see on nüüd see võib-olla siis keegi küsis, et mis on olnud kõige suurem ebaõnnestumine mul ettevõtluses. Et siis ma võib-olla pean nagu ühtepidi ebaõnnestumiseks seda, et ma ei suutnud ära hoida läbipõlemist, sest et ma ei ole üldiselt inimesena läbipõleja tüüpi. Ma olen nagu olnud eluaeg lahenduste leidja ja eluaeg nagu probleeme tervitanud, et mulle probleemid meeldivad, ma olen osanud neid lahendada. Ja siis järsku seal Nevercodis ma olin nagu täielikus ummikus. Ma pidin minema siis uut raha tõstma investoritelt ja sa saad investoritelt raha tõsta ainult siis, kui nad tajuvad seda, et sa oled nagu täiega asjas ja ülimotiveeritud ja väga energiline ja Google'iga me tegime samal ajal koostöölepingut, allkirjastasime. Muidugi me teeme teiega igal juhul, tiimi motiveerid, absoluutselt, nüüd tulevad parimad ajad. Et see oli nagu, see oli sellis mõttes, et mul sees nagu see väike Triin karjus, nagu, et ma tahan ära, ma tahan päästepaati, palun lase mind. Ja siis teistid, ma ütlesin, ole vait, sa oled kapten, sa ei lähe kuhugi. Nii, edasi, mis siin on, eks ju. Nii lähed nüüd investorid, hambad ristis, arkasin hommikul üles, nii, mis asja, kurat küll, nüüd lapsed lasteaeda. Niimoodi, raha tõstma jälle. Siis tuled õhtul koju, nii lapsed magama, emal on vaja raha tõsta. Aga see ei olnud mina enam lõpuks, et sa saad tegelikult aru, et lõpuks ongi kõigil on õigus, ka sellel kaptenil on õigus päästepaati saada, kui tema elu on ohus ja tervis on ohus. Et lihtsalt mida kapten peab tegema, on see, et ta peab ennast välja vahetama. Ta peab ütlema, mida ma ei tajunud siis ära ja see on üks minu ebaõnnestumine. Et ma oleks, nüüd ma tean, et see on see oleks, et ma jõudsin nagu lihtsalt sellest kõige raskemas hetkes selle punktini, et ma annan nüüd ettevõtte juhtimise järgmisele inimesele. Ma olin küll seda nagu mõtet mõlgutanud, et kellele võiks siis anda, aga kuidas ma annan ettevõtte juhtimist ära, kui kõik on nagu justkui investeerinud minu visiooni, et ka tiimikaaslased on tulnud nagu minu visiooni taha, eks ole, koostööpartnerid teavad nagu, et okei, Triin teeb seda asja, et liiga palju oli ikka selliseid olulisi tegevusi nagu minuga seotud. Ja mis ma siis tegema hakkasin, oli see, et ma andsin nagu järjest rohkem sellist suurt vastutust endalt ära. Näiteks, et seesama Google'i ka koostöö, ma nagu järjest ja järjest taandusin sealt ja panin nagu teisi inimesi enda asemele tegema ja juhtima või siis ka kõik sellised nagu ka personali küsimused, et ma järjest nagu vaatasin, et kes saaks nagu neid asju nagu enda peale võtta ja ma arvan, et ma tegelikult võib-olla enne seda täielikku läbipõlemist juba sillutasin seda teed iseenesest selleks, et see otsus teha, et ära minna. Aga mulle nagu ikkagi see päris tegutsemise moment jõudis ikkagi siis kätte, kui ma olin nagu täiesti läbi põlenud. Ikkagi niimoodi, et ma ei suutnud üldse tegutseda enam. Mul see ei olnud nagu energiakübet ka ja siis õnneks mul oli siis ikkagi tiimist seest inimene võtta. Aga on sul see hetk meeles, kus sa ütlesid, et nii, nüüd on kõik? Kus sa olid, mis sa tegid? See oli tegelikult sellel hetkel, kui siis tuli see minu puhkuse esimene päev, kui ma mõtlesin, et okei, et mul oli siis juba tegelikult depressiooni diagnoos pandud ja me leppisime nagu psühholoogiga kokku, et okei, et ma veel ei hakka nagu ettevõttest väljuma, et proovime ära selle, et kui ma olen nagu 2 kuud ettevõttest eemal, et äkki ma tulen tagasi, mul on energiat ja ma suudan nagu täie motivatsiooniga seda asja nagu edasi vedada. Ja see oli meie plaan, et okei, suvi tuleb, Google'iga kokkulepe, investoritelt raha kaasatud, kõik juba ilusad ja kõik motiveeritud, suvi, rahulik.
ja siis see puhkus esimene päev, see oli mingi esimene päev pärast jaanipäeva. Ma veel kolisin samal ajal. Ja siis investor ütleb, et Triin, et me ei kanna seda raha üle ja midagi pole teha. Ja siis ma mõtlesin, et võt siis mul käis nagu siuke krõks ära, et aga kuidas te saate nagu nii lihtsalt öelda, et ei kanna raha üle? Et miks siis nagu mina ei või nagu öelda, et kuulge, ma olen nüüd läbi põlenud, ma lähen minema. Et kas siis on nagu niimoodi, et mingile grupile inimestel on nagu lubatud igasugused muutused ja otsused niimoodi lihtsalt, et me ei tee seda, sorry, no hard feelings ei saa teha. See on tore, kõik fine, aga me lihtsalt ei tee. Siis, et miks mina siis ei või öelda, et teate, ma enam ei jaksa, sorry, ma olen 5 aastat siin ponnistanud ja nüüd on minu aeg läbi, see inimene punti on ja tema hakkab juhtima, et kas ma siis ei või teha. Et siis mul käis nagu mul tekkis nagu sihuke ükskõiksus, nagu täielik ükskõiksus. Ma mäletan, et kui ma läksin oma esimesest abikaasast lahku, siis nagu see otsus temast lahku minna, mis oli enne 2,5 aastat, siis enne seda, kui me päriselt lahku läksime, siis ma mäletan, et kui ma selle otsuse ära tegin, siis mul tekkis nagu täielik ükskõiksus selle suhte suhtes. Ja täpselt seesama sihuke ükskõiksuse tunne tekkis nagu siis ka, kui ma otsustasin nagu enda sees ära, et ma ei pea ka seda ettevõtet elu lõpuni teenima, et võib-olla nüüd ma peaks teenima vahepeal iseennast. Niimoodi. Usaldus ettevõtluses ja kas mõni hirm on tegelikult realiseerunud? Teate, seesama hirm tegelikult realiseeruski. Et ma tegelikult kartsin seda, et äkki need investorid ei kanna seda raha. Ja äkki nagu juhtubki see, et mul ei ole raha, et inimestele palka maksta. Et on hästi kummaline, et ma tegelikult ühtepidi, aga see, ma arvan, et tuligi sellepärast, et tegelikult ma olin nagu ise katki juba ja ma katkisena siis tõstsin investoritelt raha, ma katkisena püüdsin veenda iseennast ja teisi, et ei, see on nagu täiesti tehtud, et mitte midagi pole halvasti, kõik on hästi. Ise tegelikult ju teadsin, et kuigi ma püüdsin endale kogu aeg kinnitada, et see on normaalne, mingi sihuke ärevushäire, et see, et sul on mingi tunnel nägemine vahepeal ja süda klopib, see on ettevõtlus tavaline, mis asja. Tegelikult see tuleb niimoodi järk-järgult, sa ei saa arugi, kui see asi on väga hull. Et minu mõtteviis ikkagi jõudis lõpuks nagu selleni välja, et ma mõtlesin, et aga tõepoolest, et nendel inimestel, nüüd ma saan aru, miks nad ennast ära tapavad. Ja vaata, siis ma mõtlesin, et okei, et nüüd ma hakkan juba rääkima enesetapu juttu, et mina nagu, mis asja, ei, see pole võimalik, eks ju. Et siis see hirm tegelikult realiseeruski sellel päeval, kui ma sain selle kõne, et nad ei kanna raha üle. Ja siis oligi nagu see reaktsioonid tiimilt, eks ole, et sa pead nagu, kui sul oli üks kõige ägedam arendaja ka, kes meil see punis oli, see ütles, issand jumal, alles nüüd siis jõudis nagu meil startupis see punkt kätte, et ei saa palka maksta. Et 5 aastat sa oled, Triin, nagu kogu aeg meile päeva pealt palka maksnud on ja alles nüüd, et me oleme ikka väga tublid. Et muidugi me peame vastu selle, aga vaata, see inimesed on erinevad, et kõikidel inimestel ei ole sääste näiteks ja osad inimesed ikkagi nagu nendel oli pere ja see või see teadmatus, et mis siis saab, et kas me saame ikka selle raha ja kas me jääme ellu või paneme ettevõtte kinni, et siis 2 inimest läksid meil selle aja jooksul nagu tiimist ära. Aga kuidas, kui see nagu nii pingeline hetk on, kas sul on nagu mingisugune kindel tegevus, millega sa ise ennast motiveerid? Kuidas sa oma tiimi niimoodi motiveerisid, et nad lihtsalt tegutsesid kvartaalse põhimõtted, oli Google'it leping, 6 tootearendust, tehke, teeme, kõik on tehtud. See kõlab nagu ühelt poolt natuke ulme, samas on see ettevõtliku inimese mõtteviis ilmselt. Milleks sa neid tiimiliikmeid rea peal hoidsid? Tead, ma arvan, et see vastabki sellele Eerika küsimusele, et usaldus ettevõtluses ettevõtjana. Ma olin neid inimesi usaldanud. Meil oli hästi usalduslik õhkkond, et mina näiteks ei tahtnud, et nad täidaks mingid tööaja tabelid. Ja ma ütlesin neile kohe ära, et töö peab olema nagu teie elu naturaalne osa. Kui on vaja hambaarsti juurde minna, jumala eest mine hambaarsti juurde. Kui on vaja varem töölt lahkuda, sest et lapse mingi koolikontsert on, issand jumal, nagu sellest ei juhtu nagu mitte midagi, eks ole. Sest et teine hetk, kui on vaja mobiliseerida ja kiirelt mingi tulemus ära teha ja ongi vaja rohkem panustada, siis nad mäletavad seda. Ja see nagu see
käib, nad teavad seda, et nad täna nagu panevad täiega, et me panime see 3-4 kuud täiega ja nad teavad, et nad võivad võtta selle puhkuse peale seda, et see oli nagu sihuke normaalne, et vahepeal pingutame kõik ja siis nagu puhkame. Et mitte kogu aeg nagu anname 100 tundi nädalas, et sellist asja ei olnud meil, et sellepärast ma arvan, et see usaldus on nagu, ma mäletan seda, et kui lihtsamaks muutus ettevõtte juhtimine, kui ma hakkasin nagu täielikult kõike ära delegeerima, turundus sulle, ise otsustad, kuidas teed, ettevõtte eesmärk selline, sa tead täpselt, kes on sihtgrupp, anna minna. Et ma nagu üldse ei sekkunud nendesse protsessidesse. Tootearenduses samamoodi, et koos arendajatega me arutasime, et mis on kõige olulisemad need siis feature'id või siis need, ma ei tea, mis see eestikeelne sõna on, feature'id. Ettevõtte või mitte ettevõtte, või toote võimalused või toote nagu erinevad, keegi teab, omadused, okei. Toote omadused või funktsioonid, mida need siis saavad teha, eks ole. Et siis me arutasime alati nagu arendajatega koos ja lõpuks nagu see, kuidas nad neid asju tegid, see oli täiesti nende otsustada, et see on, ma arvan, A ja O on usaldus ettevõtluses. Ja tegelikult täna ma ütleks, et ettevõtlus on ikkagi selliste uute, meie nagu sellise uue generatsiooniga muutunud ka palju rohkem nagu jälle tagasi sinna, et Rüütli ausõna või ma ei tea, mis see siis oli, või aumehe ausõna. Nüüd me võime öelda, et naised on ka nüüd pundis, nii et auinimese ausõna. et seda on tegelikult järjest rohkem, et ei taheta teha enam nagu väga pikki keerulisi lepinguid, et tegelikult nagu alati sinna juurde kuuluvad inimsuhted ja et tekiks omavahel usaldus, et meil seda Google'i asja ei oleks juhtunud, kui meil ei oleks omavahel tekkinud nagu kohe sellist head usalduslikku suhet, et kus me rääkisime nagu suhteliselt avatult, et mis nagu takistused või väljakutsed neil on ja mis meil on. Et selles mõttes see on väga-väga tähtis. Okay. Kas sellest sellisest nagu lõpuotsustusest ja otsustamisest, kas sellest on mõni õppetund, mida sa veel tahaksid jagada või mõni tähelepanek, mis oleks hea ettevõtjatel ja heas mõttes kõrva taha panna sellest protsessist? Oota, sa mõtled nüüd nagu kogu ettevõtluse jooksul? Nevercode'i nii-öelda seda nagu lõpuotsust ja seda tiimi asja ja kogu seda ettevõtluse arendamise aspekti, eks ole, et kas on mõni nagu tähelepanek, mida selles mõttes kuskilt ettevõtluskoolitust sealt tihtipeale ei kuule, aga sina kui sellise nagu 10-aastase praktiseerimise käigus tahaksid hea meelega jagada? Ei tule kohe niimoodi ette? No üks asi näiteks, millest mina alustava ettevõtjana väga puudust tundsin, oligi nagu see, et tegelikult mulle tundus, et kõik oskavad. Et ainult mina olen see üks, kes ei oska ettevõtet teha ja ma ei oska turundust, ma ei oska klienti määrata, ma ei oska müüa, ma ei oska raha tõsta, ma ei oska mitte midagi, aga kõik teised oskavad, siis mitte keegi ei oska. Ka tegelikult need, kes meie silmis just on edukad ettevõtjad ja ettevõtted, ka nemad tegelikult iga päev mõtlevad, et kuidas paremini teha ja kas me oleme ikka õiges suunas. Ma tean natuke näiteks kas või Bolti otsuste tagamaid ja kes on nende näiteks investorid, et nendel on investorite hulgas konkurendid. Katsuge olla nagu arendada ettevõtet suurt globaalselt, kui sul on konkurendid ka investorid. Et ma ei kujuta seda lihtsalt ette, et kuidas nemad oma öösel rahulikult magada saavad. Et selles mõttes nagu kõikidel on jamasid, et mulle tundus nagu, et kõigil läheb nagu jube hästi, et ainult mina olen nagu see, kes sipleb siin supis ja teine võib-olla sihuke, mis mind hästi palju aitas, on see konnade näide. Kui te olete kuulnud, et 2 konna satuvad kuidagi, kukuvad koorepütti ja siis ujuvad ja sulpsavad seal ja siis muudkui ujuvad ja välja ei saa, sest et äär on kõrge, ei ulatu seal oma lestadega. Ei suuda nagu välja kaapida ja siis üks konn juba hakkab väsima, teine ütleb, ei, raudselt mingi lahendus peab tulema, ma ei tea, toonekurg lendab üle ja otsustab meid päästa või midagi. Raudselt tuleb, kütame edasi. Teine vennas ikkagi ütleb, et krooks, ma ei tea, mul ikkagi vist, ma ei jõua enam, ma ikka annan alla ja upubki ära. Ja teine vend mõtleb, et mingi lahendus peab olema ja muudkui sõuab ja siis ja lõpuks see koorepütt muutub võiks ja ta hüppab sealt välja. Ja minu jaoks oli see üks
põhilisi nagu selliseid mantraid, ja kusjuures väga huvitav on see, et samal ajal, kui ma seda Konna lugu nagu teadvustasin endale, siis ma leidsin ükskord tänaval jalutades maast väikese pärlitest heegeldatud Konna rohelise. No see on mul senimaani praegu köögilaua peal. Et see oli nagu niimoodi, et okei, nagu konn. Ja siis see sama lugu ja see konn oli mul kogu aeg nagu töölaua peal, et okei, lõpuks see koor muutub võiks, et ma lihtsalt ja üks asi ka nagu, mida ma võib-olla rõhutaksin, mida näiteks mulle omal ajal võib-olla nii selgelt ei öeldud, et fookus tagab edu, et see sama jälle nagu teine näide, et kui sa paned nagu veetilga kivi peale tilkuma, siis lõpuks sinna kivisse tuleb auk, et niimoodi on võimalik inimest ära tappa, et sulle pannakse otsa ette vesi tilkuma. Ja kui seda teha nagu sihikindlalt, järjekindlusega kogu aeg, elades üle selle perioodi, kus sa näed, et mitte midagi ei juhtu, nagu ei tule ju kuskilt seda auku ja sa elad selle perioodi üle, sa hakkad nagu nägema väikest lohukest ja siis ja veel, et see fookus nagu koondab endasse selle energia ja siis hakkavad nagu ka arengud juhtuma. Et selle me tabasime ka tegelikult alles lõpus ära, et kuidas üleliigne kõik ära lükata ja keskenduda ainult ühele põhieesmärgile, ainult üks põhieesmärk. Et minu meelest ettevõtluses on see nagu kõige tähtsam, et kui alustada, katsetaks nagu alustusse ära ainult nagu ühe asja saavutamise. Teine või ma ei tea, juba 4. või 5. asi veel minu meelest hästi tähtis on Jeff Bezose, miks ma seda nagu varem ei teadnud, seda praktikat ma sain teada tegelikult siis, kui ma olin juba Nevercode'iga äkki sellest faasist läbi, et kus meil juba oli uus toode Google'iga, aga põhimõtteliselt kuidas ta Amazoni alustas, oli see, et kui ta selle idee kallal töötas, siis ta otsustas, et ta vaatab 6 kuud ta teeb siis nagu ainult seda ühte asja ja kui see omab mingit efekti, siis ta jätkab sellega ja kui ei, siis ta teeb midagi muud ja otsustab siis, et ta nagu ei mõelnud, et ta teeb seda nagu mingi määramata aja, ta pani endale nagu hästi selgelt aja, kui kaua on tema võimeline ära kannatama selle tulemuse ilmnemise. Et seda nagu sellist endale nagu tähtaegade panemist ja mitte liigset kiindumist, mida tema lihtsalt, ma olen nagu nii selles mõttes armastan seda mõtteviisi, sest et see on täpselt kiindumise vastane. Et nii kui me ära kiindume oma ettevõttesse, ideesse ja probleemi, siis me tegelikult jääme paigale seisma ja me ei suuda enam teha näiteks selliseid muutusi, mis tegelikult tuleks teha, sest et meile tundub, et issand, aga ma olen ju nii palju siia panustanud, ma olen nii palju töötanud selle nimel juba aasta aega, et kuidas, ma ei saa ju nüüd muuta midagi, et tegelikult ka see kivi, kui ma enne tõin selle näite, et see kivi sisse peab tilk tulema või auk tulema, siis ka seal saab öelda, et aga keegi ei ütle, et see auk peab olema nagu läbi kivi, see võib olla nagu võib-olla lihtsalt, et sa näed, et märkplekk on kogu aeg järjepidevalt ühes kohas, et me nagu liiga jääme kinni mingisse stampi ja arvame, et see on nagu see hetk, mida me taotleme. Tegelikult me saame kogu aeg muuta, me saame nagu iga hetk on meil võimalik uuesti otsustada. See on ka üks hästi tähtis teadmine, et kogu aeg on võimalus ümber otsustada, et ei pea jääma selle ühe otsusega nagu elu lõpuni. Aga üks teema oli veel, millest me tahtsime natuke rääkida. Ma näen ja tean, et sa oled üsna autentne selles mõttes, et me just enne rääkisime ka, et keegi, kes nägi siin Hommik Anuga saates, ütleb, et sa oled sama vana hea Triin, on ju. Et mul on tunne, et sul on natuke julgust rohkem olla, julgus täpselt see, kes sa oled. Ja just kui mõelda nüüd selle ettevõtluse, naisettevõtluse kontekstis, et me räägime sellest, et kui naine on enesekindel, eesmärgikindel, teenib raha, tal on fookus paigas, siis tema kohta öeldakse, et ta on munadega naine. Et sina oled võtnud ka selle teema, et kuidas naised võiks olla rohkem ettevõtluses naiselikud ja see naiselik energia, mis meil on, et me ei pea muutuma meesteks, et olla ettevõtluses edukad või teha mingeid asju nagu ühtemoodi, et ava seda teemat korraks enne, kui me päris nagu teemaga lukku läheme. Et see natuke seostub Annela viimase küsimuse, et kas mul on olnud mentor või coach, et minu esimesed mentorid olidki kõik mehed ja siis nad ütlesidki mulle niimoodi, et Triin, sa pead olema nagu munadega naine, nagu mis asja.
et kui on vaja, paned kõik seina äärde kuradi revolveriga sihid ja ütled, kui sa nii ei tee, kurat, siis lendad, noh. Niimoodi, see oli minu esimene mentor. Aga tegelikult noh, see sellises ürgses jahipidamise maailmas, noh, see ellujäämine oligi täpselt nii ränk, et noh, ta tegelikult piltlikult öeldes mulle niisugust kiviaja mentaliteeti kirjeldas seal tänapäevase idufirmanduse sõnavaras. Ja ega tema on ka kusjuures sellest ajast, nüüd peab tema nagu mind natukene niisuguseks mentoriks talle, et ta on ise ka tegelikult väga palju muutunud. Aga kui me lihtsalt vaatame Eesti nagu ärimaastiku näiteks 90-ndatel ja mina ju hakkasin oma esimest nagu ettevõtet tegema 2009, siis oli Eestis oli väga vähe naisettevõtjaid üleüldse ja idufirmanduses olingi vist mina ja siis oli veel paar tükki. Et tegelikult mehed ei olnud lihtsalt naistega kokku puutunud IT-valdkonnas, see oli nagu nii mehine valdkond. Ja kedagi sellist, kes tahaks nagu teha mingit IT-ettevõtet, nagu mingi naine, see nagu mehed ei olnud selle, nad võtsid lihtsalt, mis mulle on nagu meeldinud naisena idufirmanduses, et mina tunnen seda, et mehed võtavad mind kui meest ja siis, kui nad tunnevad, et ma olen nagu selline ebakindel, siis nad vaatavad mind nagu läbi mehelikkuse prisma, mitte läbi naiselikkuse prisma. Ja sellepärast nad ütlevad, ongi mulle nagu öelnud selliseid asju, et umbes, et davai, et sa pead olema nagu enesekindlam või kuidagi nagu, nad tahavad, et ma oleks nagu mehelikum, sest et mis see tegelikult tähendab, et siis ma olen meestele arusaadavam. Aga see tähendab ka seda, et näiteks mis minuga juhtus selleks, et olla meestele arusaadavam, siis ma hakkasingi püksid, tennised, istusin ka niimoodi, et lõsakil seal veits, kutid jõu, tegime alla seda vööd nalju, polnud probleemi, milles küsimus, võtame, võpjem, muidugi. Et see mehe energia hakkas nagu minus järjest rohkem võimust võtma niimoodi, et lõpuks jah, kui ma sealt Nevercode'ist ära tulin, siis mul nagu mees ütles ka, et ma ei jõua selle mehega enam elada, et too see naine palun tagasi. Et ma olin nagu kodus ka niimoodi, et ikka nagu mingid otsused ja hästi meheliku energiaga tuli nagu oma ettevõttest koju ka alati. Ja see hakkas nagu suhet ka tegelikult lõhkuma, et mul on ikkagi alfaisane kõrval, et kes tahab nagu ise olla, ta on ka ettevõtja ja juht on ju, et mis mõttes nagu kodus peaks nagu partnerlus olema, aga siis tulen mina ja käsutan ja ütlen, et nii peab olema on ju. Või hästi domineerivaks muutusin. Et siis tegelikult näiteks ka nüüd, mis ma ise tunnen, on see, et natuke see on tegelikult nagu ettevõtluses veidi paratamatu, et seal on maskuliinsust palju vaja, sest et paljuski riskide võtmine, julgelt otsuste tegemine, inimeste vallandamine näiteks kasvõi, need on kõik väga maskuliinsed tegevused ja selleks, et meie naistena saaksime ära tasakaalustada nagu selle maskuliinse poole, siis me peaks nagu tegelikult nagu hoolitsema väga selle eest, et meie naiselik pool oleks olemas. Ma ei tea, ma tegelikult praegu ka veits nagu põen, et ma ei ole üldse ennast ära sättinud nagu tänaseks seminariks, et me võiks nagu rohkem sättida ennast, et mulle väga meeldib Coco Chanel'i põhimõte, et ta ei läinud kunagi kodust välja ennast niimoodi mitte nagu ette valmistades. Näiteks Signe on minu jaoks nagu eeskuju, ta on alati nagu näeb nii hea välja. Ta on nii stiilne, tal on nagu ilusad kontsad all. Miks ma panen neid tenniseid? Miks me paneme neid tenniseid? Et lubame nagu endale seda, et me oleme naised ja samal ajal mitte seda, et me nüüd siis ei tunnustaks neid maskuliinseid väärtusi, mis on olulised, aga ettevõtjana nagu ülitähtis, et me ei kaoks sinna maskuliinsesse maailma ära. On oluline see, et me tegelikult nagu veel rohkem tähelepanu pööraks enda naiselikkusele. Ja see on ka näiteks see, et laseme kodus meestel otsustada. Mida ma õppisin? Musi, ma ei oska seda. Ja siis mis on vaja? Ma ei tea, autorehvid on vaja ära vahetada. Muidu mul oli nagu, mis see autorehvid vahetada? Muidugi vahetame. Aga nüüd ma ei tea, kuidas neid vahetada. Kas sa saaksid sellega teha? Jaa, kallis, muidugi ma saan. Et siis kuskil peab nagu olema see naiselik, mehed tahavad lihtsalt meie eest hoolitseda. Me peame laskma sellel juhtuda. Ja kus siis veel, kui mitte oma kod... Ei või? Ma ei taha üldse sellest midagi kuulda. Aga ma räägingi see, et kuidas see tasakaalustumine siis tekib. Et meie suhe minu mehega läks nagu täiesti teisele tasemele,
kui ma lubasin tal olla mees ja endal naine, mis tähendas ka seda, et ma ütlesingi, et ma ei jõua seda tõsta, sellepärast et mul ei ole seda musklit, mis sinul ja mul ei peagi olema, et ma ei pea seda autot ära kangutama, sest et ma ei ole mees ja mind ei ole bioloogiliselt loodud sellise musklimäega meheks, nagu sina oled. Nii et palun tule vea see auto ära. Okei, aga kas nagu ma ise ja mehelikus energias veel räägime, et kas siin on nagu mõni mõttekoht, mis võiks ka meestel näiteks olla arengu aspektiks? No ma ei oska nagu ettevõtluses siis või? Just. Räägime, et naised võiksid olla nagu rohkem naiselikumad, on ju, selles kogu ettevõtlus nagu protsessis ja selles nagu vedamises on, et kas ja see ettevõtluskeskkond ongi hästi maskuliine, nagu sa ise ütlesid ka, et kas siin võiks olla näiteks mingisugune trendi nagu muutus ka selles, et mehed võiks kuidagi teistmoodi käituda? Tead, ma ei oska seda öelda, sellepärast, et minu meelest vähemalt ma olen nagu töötanud meestega nii Eesti kultuuriruumis kui siis nagu võib-olla kõige rohkem siis ka Inglise kultuuriruumis ja USA kultuuriruumis. Ja ma ütleks niimoodi, et Eesti mees on tegelikult nagu on väga arvestav, vähemalt IT-valdkonnas kõik need mehed, kellega mina olen koos töötanud, on nagu hästi arvestavad ja nad on nagu väga mõistlikud. Ja tegelikult Inglismaal olles on see täpselt samamoodi olnud, aga seal on võib-olla natukene rohkem nagu sellist hoolivuse ülesnäitamist, et Eesti inimene iseenesest on juba kinnisem, et siin tuleb nagu need kultuurilised erinevused, et Eesti inimene on nagu kinnisem, seetõttu ka mehed võib-olla niivõrd ei uuri, et kuidas sul läheb, et on sul nagu raske või küsi, et kui sul on nagu abi vaja või mingi, et kuidas sa sellega emotsionaalseid teemasid nagu üldiselt ei arutata väga. Aga näiteks Inglismaal on see väga tavaline, et sind kutsutakse pärast, et tule teeme ühed ringi, et arutame mingeid sükseid ilma igasuguse tagamõtteta. Et arutame lihtsalt, et kuidas sul ettevõttes läheb ja saame nagu sõpradeks rohkem, et siis võib-olla Eestis on see ärikultuur nagu rohkem, et teeme nagu äri, et ärme nii palju nagu sõpsi pane. Et siis mina nagu tunnen, et vot see on võib-olla meestel võiks nagu rohkem olla ka sellist nagu tunnetest rääkimist, mis tegelikult on nagu nii suur osa ettevõtluses. Ettevõtlus on nagu hästi emotsionaalne, aga vahel tundub, et nagu meestel ei olegi tundeid, et tegelikult on ja mehed vajavad ka nagu, mehed ka tegelikult tahavad väga rääkida enda ebakindlustest ja kusjuures nüüd, kui ma olen nagu rohkem rääkinud enda läbipõlemisest, siis on järjest rohkem mehi hakanud minuga rääkima emotsionaalsest poolest ettevõtluses. Neil on täpselt samasugused hirmud, täpselt samasugused emotsioonid käivad üles-alla, lihtsalt nagu see, kuidas nad nendega nagu hakkama saavad, see on lihtsalt aja jooksul kujunud teistmoodi, et me ei saa nagu selle vastu, milline on meie bioloogia, kuidas me oleme nagu aastatuhandeid arenenud inimestena, naised, mehed, et siin natuke seda bioloogilist erinevust ikkagi tuleb arvesse võtta. Et USAs oli jällegi nagu see, et üldse ei tahet, et kõik oli nagu hästi pealiskaudne, et nagu väga sügavuti ei tahetud üldse vestlusega minna, sest et seal on see kogu sooline diskrimineerimine, ahistamine, see on nagu kogu aeg, nad kardavad seda nagu, et kas või näiteks siin patsutada niimoodi, siis nad ei julgenud seda teha, et äkki ma pärast esitan nagu mingisuguse süüdistuse, et see ahistamine oli. Et seal oli nagu see teravam ja seetõttu mulle tundus, et mehed võib-olla natukene tõrjusid rohkem naisi või kuidagi ei võtnud neid nii võrdsena, et Eestis investoritega rääkides, ma ei tea muidugi, võib-olla nagu lihtsalt see, et ma ei saa, võib-olla nad tegelikult nagu mõtlevad nii, mehed, kes meil siin kuulavad, võivad nagu öelda, et kas te nagu kuidagi vaatate naisettevõtjad teistmoodi, mina ei ole seda tajunud, et mehed mind kuidagi teistmoodi kohtleks sellepärast, et ma olen naine või et nad kuidagi seaks mulle madalamat latti näiteks, sellepärast ma ei ole seda iial tajunud. Aga see on tegelikult hästi huvitav teema, et kas keegi on sellega niimoodi kokku puutunud. See sõltub, ma arvan, tegevust valdkonnast. Minu meelest idufirmanduses meil on nagu kõik on nii kaasaegse mõtlemisega ja hästi modernsed ja sellised avatud inimesed, et seal ei ole sellist asja. Okei.
seda on hea kuulda. Aga kell on juba päris palju, kuidagi aeg on väga kiiresti ju lennanud ja kulgenud, et kui kellelgi on veel mõni üks küsimus või kes keegi on julge, kes tahaks niimoodi avatud ekraaniga ühte küsimust küsida lõpetuseks. Oi, Kaire on olnud väga kurb siin lõpus. Siis, kui me sellest naiste värgist rääkisime. Võib-olla, Kaire, sa tahad... Ei, siis muidu läheb jälle eraldi seminar, kui nüüd välja. Ei lähe. Tegelikult ma tahtsin küsida küll, Kristjan ära praegu tule, et tahtsin seda küsida, et mis on ongi need tõeliselt julged asjad, mida naised tegelikult tegema peaksid, et ma ei tea, ongi lihtsalt Laisklema. Naised peaksid puhkama kindlasti väga palju. Mul on lihtsalt 5 last praegu kodus. Ja siis, et enda kogemusest oligi see, et lihtsalt lõpuks tuli see OÜ ära teha, eks ole. Aga lihtsalt, nagu kuidas võimestada naisi, et andagi jalaga uks lahti. Et mis sinu nagu see nõuanne on? Ja tegelikult, Kaire, ma olen sinuga täiesti nõus, et lõpuks, kui mulle öeldi, et ära otsi vabandusi, vaid lihtsalt hakkad tegema. Et naised, me otsime nagu liiga palju, sest et meil on nagu naturaalselt see, et me tahame nagu riske maandada. Ja see riskide maandamine meil käib nagu kogu aeg, me otsime mingeid lahendusi ja kui me ei suuda nagu ära lahendada kohe kõik 100 küsimust, mis meil kohe pähe kargas, siis me ei saa enne nagu alustada. Et tegelikult, mida mehed oskavad hästi, on see, et juba ühele, näed, mul on 100 probleemi, ühele probleemile juba vastus, siit minek, sellepärast, et kõik ülejäänud paljud probleemid tegevuse käigus kaovad, teisenevad, lahenevad ja me õpime nagu jooksvalt probleeme lahendama, et me peaks nagu, selles mõttes ma olen täiesti nõus, hakkame lihtsalt pihta. Et sa ei jõua nagu 10 aastani välja mõelda, et kuidas nüüd sul see OÜ siis toimima hakkab ja kuidas nüüd täna kõik probleemid ära lahendada selleks, et sa oma osaühingut saaksid registreerida. Registreeri lihtsalt ära, hakka lihtsalt tegema. Võta see sama, et ma vaatan 6 kuud, kuhu see mind viib, et ma lihtsalt teen, iga päev otsustan midagi, iga päev lihtsalt teen mingi asja ära. Et vaatame, kus ma jõuan 6 kuu pärast ja siis ma otsustan uuesti, et kas ma olen nagu rahul sellega, kuhu ma jõudsin või on vaja mingit muutust ellu viia või on vaja loobuda sellest ja hoopis midagi muud teha. See on väga hea mõte. Kellelgi on veel mõni küsimus? Ei. Kas kellelgi on veel mõni küsimus? Julgelt või mõni kommentaar või mõte, mille ta ise enda jaoks kinni püüdis? Triin, kas sul endal praegu on coach või mentor või selle ettevõtluse nagu juhtimise aspektis, kas sa siis kasutasid väga teadlikult iga kuu kvartaalselt mingit coach'i? Kuigi ma nüüd mõtlen, et ma oleks võinud psühholoogi juures käia tegelikult regulaarselt. Sellepärast, et mentorid on sageli, eriti kui nad on ettevõtjad, siis nad sageli toovad nagu seda teadmist, mis nendel on võib-olla oma ettevõtetest, aga ettevõtted üldiselt nagu jah, ärilises mõttes on paljud protsessid sarnased ja seda saab nagu mentorilt üle tuua, aga näiteks kogu see emotsionaalne taak, mis käib ettevõtlusega juures, inimesed tulevad selle emotsionaalse taagaga väga erinevalt toime. Ja ma mõtlen näiteks, et mind vaevas ikkagi pikka aega süütunne, see süütunne oli nagu aastaid minuga, et kui mulle tundus, et ma ei teinud ikkagi piisavalt palju, siis süütunne tuli minuga voodisse, ta ärkas minuga koos, ta oli minuga siis, kui ma lastega mängisin, kui ma olin nädalavahetusel mehega kuskil väljasõidul, mis iganes. See süütunne, nagu ma ei osanud sellega mitte ja ükski mentor ei osanud seda süütunnet ära võtta, ma ei osanud seda isegi sõnastada. Aga kui ma oleks võib-olla käinud psühholoogi juures, kellel on nagu väga selged metoodikad, kuidas nagu analüüsida selliseid emotsionaalseid taakasid, mis on meiega kaasas juba lapsepõlvest on paljud asjad. Ma sain tänu sellele, et see läbipõlemine sundis mind lihtsalt ennast distsiplineerima ja käima iga kuu psühholoogi ja psühhiaatri juures. Ma lihtsalt lõpuks nagu pidin nende probleemidega tegelema. Nad üldse tulid nagu välja muidugi tänu sellele, et ma soovitaksin võib-olla pigem isegi selle emotsionaalse taagaga toimetulekuks käia psühholoogi juures, profülaktika mõttes. See pole mingi häbi asi üldse kuidagi. Ei, mis asja. See on minu, nüüd siis ma ei tulnud selle peale, sellepärast mulle tundus, et ma olen nagu ise nii kõva psühholoog. Et ju tean, mis asja, siin pole midagi, siin tuleb lihtsalt rääkida ja teha ja täidad päevikut ja tegelikult see psühholoog, ta on ju
selles mõttes, et seal on nii palju ja ajutegevusega seotud ja mina ei tunne senimaani, kuigi ma ka psühholoogiat õppisin 1 aasta, mul on praegu pooleli, aga põhimõtteliselt, kui mõelda selle peale, kui kompleksne on meie aju ja kui palju on seotud ajukeemiaga ja kuidas see neid emotsioone meis tekitab, siis mul ei saa iial olla sellist teadmist ega kogemust, nagu on psühholoogil, kes võib-olla näeb mingit mustrit juba minu kõnepruugis, kuidas ma võib-olla endast räägin ja ta juba tegelikult suudab näha seda keemilist protsessi seal taga. Ja minu meelest me võiksime rohkem seda professionaalsust selles mõttes ära kasutada, mis meil on. Loomulikult psühholoogia on tegelikult vähe, aga mina võib-olla isegi julgustaks käima välja selle investeeringu ja võib-olla 6 korra psühholoogi aega ikkagi ostma. Et kui see, ütleme, kliiniline või see avalik arstiabi on üldiselt perearsti puhul määratud, siis tegelikult erapsühholoogi juurde ei keela, teil mitte kellelgi pole keelatud. Ja, aga kell on palju. Mina ütleks selle kohta, et väga palju häid mõtteid oli ja ma panin siin iseenda jaoks ka päris hulgaliselt selliseid märkmeid kirja, mida peaks ümber mõtlema, üle mõtlema ja rakendama ka. Triin, meil on siin mõned küsimused olnud, et kas sulle endal on mõni küsimus, mis me siit nüüd küsisime, et mis sulle enda või rohkem kõnetas, et ma saaksin ühe raamatu välja loosida? Issand, oot. Jeesus, siin oli, kõik oli no kuidas ma teen siis nüüd, ma ei tea. Lihtsalt, jaa. Ma vaatan. Appi. Ja siin on ka nii palju ju. Ära nimesid vaata küsimust. Ma vaatangi küsimusi. No ma ei tea, minu meelest kõik olid nii head. Võib-olla see, oota, issand, mis küsimus see oli? Ja võib-olla see ebaõnnestumine ettevõtluses, see oli tegelikult päris hea, et ma tegelikult sõnastaks selle ebaõnnestumiseks see, et ma jõudsin läbipõlemiseni üleüldse. Et kuigi see tundub justkui, et mis asja, elu ju on ettearvamatu ja kui oli vaja läbi põleda, siis järelikult oli vaja läbi põleda, sest et samal ajal olen ma sellest nii palju, ma ei vahetaks seda kogemust teistpidi jälle mitte millegi vastu. Aga ma pean seda ebaõnnestumiseks sellepärast, et tegelikult mul oli palju märke varem ja ma lihtsalt ei tegutsenud nende pealt ja ma ei osanud abi küsida ja sellepärast abi küsimine, see on juba tegelikult minu meelest lollus, et kui sa oled hädas, miks ei küsi abi, aga ma ei osanud mulle tundus, et see on justkui häbiasi abi küsida. Täna ma ütleks, et issand jumal, kus... Jaa, aga siis väga hea küsimus ja küsimuse autor on siis Annele, kes küsis, et mis on sinu jaoks kõige suurem ebaõnnestumine ettevõtluses, mida sa sellest õppisid? Nii et Annela, ole pai, kirjuta mulle kiri signeventsel.ee ja panen sulle raamatu Julgust luua muutus teele. Aga aitäh sulle, Triin, ja aitäh kõik kuulajad, kes te niimoodi pikalt vastu olete pidanud. On tõsiselt põnev õhtutund olnud, nii et aitäh ja mina ütleks selle kohta, et mis siin ikka karta ja riskida. Tuleb lihtsalt tegutseda, võtta lühikeseks ajaks fookus ja siis teha uuesti otsuseid ja saab alati ümber otsustada. Nii et Triin, aitäh, et sa oma kalli pere kõrvalt 1,5 tundi meie jaoks leidsid ja oma kogemust jagasid. Ma arvan, et sellest on väga palju kasu ja see seminar läheb ka üles minu kodulehe peale, mida saab siis iga kell ka järgi vaadata. Nii et aitäh sulle, Triin, ja kõigile ilusat õhtut. Ja mina väga-väga tänan selle, ma saan nii palju häid sõnumeid siit teilt, et suur aitäh nende heade sõnumite eest, et see läheb kohe otse hinge. Nii kena, nii armas. Aitäh, te olete nii armsad. Olgu.